See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuuled, Autotund tagasi. Stuudios Tarmo Tähepõld ja Kristjan Ojang Geeniuse uudisteportaalist. Oleme siin käinud, sõitnud, rännanud ja nüüd on saates millest rääkida. Et saate esimeses pooles teeme siin mõned proovisõidud teeme vahelduseks. Anname hinnanguid, pole ammu teinud, paar väiksemat uudist, siis kasko hinnatõusust, kes veel ei ole märganud, siis selline asi on juhtunud, kes üldse ei ole hinnatõus ei märkagi enam varsti enam sellepärast. See lihtsalt on nagu käes kuidagi ja igal pool nii palju ümber, et tõesti ja, nagu raske eristada. Ilmselgelt ei ole tegemist pommuudisega, aga me siiski küsisime kindlustusfirmadelt, millest on see tingitud ja see on päris huvitavaid põhjendusi oli muuseas. Ja kõik need ei baseerugi sõnal inflatsioon, vaid seal oli ka muid asju. Ja siis mina käisin elus esimest korda suurel autonäitusel rahvusvahelisel, ma käisin Pariisi autonäitusel ja mida mulle sealt silma hakkas ja kas autonäitus üldse enam toimib, sellest ka. Võt nii, aga need autod siis, et me see nädalasündmus mul ilmselt oligi see Pariisi autonäitus, aga ma paneks siia põgusalt 2 proovisõitu, sest nad on mõnes mõttes hästi sarnased autod ja mõnes mõttes väga erinevad. Elektriautod, muidugi loomulikult, aga mõnes mõttes haruldased. Üks neist on Nissan Ariya, mida on näidatud, issand jumal, see oli pea 2 aastat tagasi, kui Ariya jõudis esimest korda Eestisse niimoodi, et oli 1 päevaks, ta oli pandud Tallinna lennujaama sinna, sest siis oli veel kange koroonaaeg, lennujaam oli tühi, sai teha üritusi, lennujaama ooteruumi välja, loomulikult mitte sõitev, lihtsalt selline et siuke auto hakkab olema. Jah, et saime seal sisse istuda, nuppe näppida, et oli, ilmselt ta ikkagi sõitis ise treilerile vajadusel, aga meie ei saanud sõita. Siis pärast seda on käinud siin Margus Pipar sellega saanud kuskil välismaal, korra ringrajal ühe Nissani ürituse raames, aga ta nagu hästi kaua on tulnud ja nüüd on siis lõpuks kohal peaaegu, et päris nagu pressidemo autot veel ei olnudki, vaid ma lihtsalt rääkisin välja ühe, mis oli siia toodud nii-öelda, kuidas on siis tehnikutele ja Nissani enda töötajatele nagu õppimiseks. Et tihti on see, et sa näed mingit uut mudelit tänaval sõitmas, aga salongis seda veel ei ole, siis need ongi sageli siis ettevõtte enda autod lihtsalt selleks, et oma inimesed saaks asja selgeks teha. Suur ja mahukas, kas ma ütlen siis, linnamaastur. Ega, kuidas ma ütlen, lõppmulje positiivne. Aga võrreldes, ütleme siin, Korea konkurentidega ja kes siin on teinud meil suuri innovaatilisi elektriautosid, mida me oleme ka autolehes kiitnud ja oma edetapelites etteotsa valinud. Ta on täpselt samasugune selles mõttes, et väga silmatorkava välimisega. Me võime seal, ma ei ole teda üheski teises värvitoonis näinud, kui see pronksias kuldne. Mina oleks tahtnud öelda pruun, aga ütlesid palju ilusam. et täiesti võimatu on sellest, eks ju, kuidagi mööda vaadata või et ei ole, kindlasti ei ole mingi märkamatu hall japanlane, vaid ikkagi ulme. Ikkagi väga ulmelise välimusega. Kuidas ma ütlen, vormikas, ei tahaks küll öelda, et ta jätab natuke nagu paksu mulje või tutske, nagu saad aru, et on palju, et ta ei, mitte selles mõttes ta ei ole nagu jõuline, et tiivakaared ja kõik, vaid selline natuke maamesilane või kimalane, selline mesimumm. Okay. Nii palju iseloomusti, aga see muidugi tähendab seda, et sees on palju ruumi, kuna puudub igasugune see kardaani või kuidas me nimetame see kardaanitunnel, mis küll on olemas ka kõikidel, mis küll on ka kõikidel esiveolistel autodel olemas, nii et muidu oleks kere piisavalt jäik, mingisugune volt peab seal põrandas just olema. Ja sealt alt siis viiakse summuteid ja kommunikatsioone. Et seda ei ole tagaistmel ja mõnus on see, et seda ei ole ka et ka ees ei ole see konsool juhi ja kõrvalistuja vahel kinni ehitatud, vaid sa saad sealt läbi. See käetugi, mille peal on sul siin siis veel lisaks mõned nupud, sõidurežiimid, asjad, et see ka veel nupuga liigub natuke taapoole.
et sa saad siit eesistme vahelt ka läbi käia. Mis tundub nagu, et nagu no sellest me tunneme kõik puudust muidugi roolis olles. Aga me tunneme, mitte roolis olles, aga me tunneme mõnikord puudust näiteks parklas. Okei, et sa pargid nii kinni ennast, ennast või on keegi tulnud liiga lähedale ja sul on paks jope seljas või sa oled ise, ütleme, peale jõule heas toitumuses, et aga siis maud ka läbi, kui oled pärast jõule heas toitumuses. Läheb nii taha. Kas ma saad istmete vahelt niimoodi ühelt teisele pääseb. Okay. Et selles mõttes on jah, et tihti on see, et miks seda konsooli sinna vaja. Et saab jalgu sirutada ja siis ütleme ka kõrvalistuja näiteks, kui tahab just sul lendasin pikalt sealt Pariisist, et tegelikult mingi hetk ikka tahaks, istuda natuke küljega ja mitte küll juht, aga ei, see on hea, et see seal on. Lõppude lõpuks mulje on ka oluline, et kui sul jääb nagu selle võrra avara mulje autost, siis see on ka nagu väärtus. Sõidu ulatus on okei. Minul tuli ta, nagu ikka, mis me siin sellise põgusa 24 tunniga, ega me palju üle ühe akutäie ei jaksa ära sõita, magama peab ka, tööd peab ka tegema. Ja tuli siis 400, ma ei sõitnud teda loomulikult tühjaks, aga arvestades seda, kui palju ta näitas, et veel järgi on, siis ma oleks saanud sõita umbes 401 kilomeetrit. Ja siis ka ilmselt mitte niimoodi, et siis ongi treileri peale sõit, vaid sellega oleks jõudnud ikkagi rahulikult nagu, kuigi lubatud on seal 500, üle 500 isegi, aga sellise juba pigem jaheda sügisega, natuke ju ikkagi, kuidas ma ütlen, vajutad ka, et proovida seda. Mis ma ütlen, see on see esiveoline versioon, kindlasti ei ole tegemist sellise elektriautoga, millega siis kõiki kaasreisijaid kiljuma panna. Täiesti rahulik. Muidugi, enamike sisepõlemismootoriga autodega võrreldes on see kiirendus tuntavalt parem, aga mitte selline, mis sul jalad lakke lööb, et täiesti mõistlik, seega väga sellist vajutamist ei olnudki. Ja palju sa linnas sõitsid, palju sa maantele sõitsid? Eks ta siuke 50-60 tuli, pigem rohkem maantel. Okei, siis on tegelikult hästi, et sul maantel nii pikalt sõitu tuli. Ma ütlen, et see 401 oli selline ilma absoluutselt mingit ökot tegemata. Lihtsalt sõitsin, ajasin oma asju ja ma käisin taga kuskil ja mul ei tule praegu meelde kuskil, aga korralik maantesõit. Sõitsin kuhu Kohila taha ja mis asja, Pärnus käisin. Käisin Pärnus, jah. Lihtsalt sellepärast, et saadagi maantesõitu, leidsin omale põhjenduse, läksin üks õhtu, sõitsin. Mis on kihvt, mulle meeldivad need nupud, need on puutetundlikud, aga see on nagu kujutage ette, see on puitimitatsioon või on äkki päris puit, ma arvan, et imitatsioon. Armatuur lauas ja nuppu ei ole, vaid see kumab sealt, nagu et kas siis pluss-miinus, eks ju, kliimaseadme kumavad läbi, nagu oleks puidu sees see. Sa vajutadki seda puitu, aga ta ikkagi nagu vajutub ka. Teeb klõpsu ka? Teeb klõpsu ka, jah. Et sa ei pea nagu ainult katsetama, et kas ta nüüd läks või läinud, vaid sa saad konkreetselt vajutada. Ja disaini mõttes hästi kihvt. Et kuidas nagu lahendada sellist puutetundlikkust või siledat disaini teistmoodi. Ja jumal tänatud, et see ei ole see järjekordne, see õudne, see piano black või piano gloss, see must läikiv plastik, kus sul on siis kõigepealt sõrmejäljed ja siis pärast sellised mikrokriimud, mida sa pead vaatama. Kogu ekraanindus, tead see vist, ma ei tea, kuidagi ma kohe jõuan selle teise autoni, millega ma sõitsin, ikkagi kultuuride erinevus, sest nagu kõik Jaapani autod, mida ma olen siin viimasel ajal, Toyota, nüüd siis Nissan, Subaru, keegi puurib kuskil, ma loodan, et see väga mikritesse ei lähe, katkestama ka ei hakka praegult. Et nad teevad seda UX-i või seda user interface'i ja kasutuskogemust täiesti teistmoodi. Me, kes meil on marjunud või tahaks kuidagi sellist lihtsat mida nagu Tesla oskab tegelikult hästi, Tesla viga on lihtsalt see, et ta on toppinud kõik funktsioonid sinna ekraanile, aga tegelikult on need suhteliselt lihtsasti seal leitavad ja suhteliselt kergesti kasutatav. Siis Nissanil on ka, et hästi palju funktsioone on tal roolil ja toimub selle juhi nagu ekraani ees, mitte sellel suurel keskkonsoolil. See keskkonsoolil ka, seal on mingi apps ja siis on see, ta ei ole nagu kuidagi loogiliselt üles ehitatud. See on hästi palju asju püütud panna ja nagu need asjadega on, ega see autoomanikuna. Ma arvan, autoomanikuna kõik need ID3-de ja ID4-de omanikud ja Volkswagenid uute, on ära harjunud, kuidas seda temperatuuri ja hellitugevust seal libistada,
mida me kõik nagu põgusa kasutajana vihkame, ja küllap saab see Nissani klient ka, aga mul lihtsalt meeldiks, kui see oleks natukene nagu vähem nagu kirju. Et see ekraanindus ja kasutuskogemus kõige mugavam ei olnud. Aga muidu tipp-topp, et julgeme anda ostusoovituse küll, kui see disainiga, ma arvan, et põhiline on see, et kui inimeselt disainiga sõbraks saab, kui sa lähed Nissani salongi ja vaatad, mine metsa, kui ilus auto, noh siis osta, sest et elektriautona sul oli selline efekt? Minu efekt oli see, et okei, kui ma nägin seda, kui ta tuli selle esimesed pildid Nissan Ariast avaldati, siis oli see nagu no way nad sellise auto teevad, et see on see tüüpiline, et näidatakse sulle kontseptautot ja pärast on siis mingine selline igav käkk on kuskil salongi nurgas, siis nad on põhimõtteliselt ikkagi selle, mida nad alguses näitasid, selle on nad toonud tänavale ja selle eest 10 punkti. Ja ta ei ole nüüd päris nagu see Juke võib on või? Ei ole. Sellist ehmatust ei ole nagu Nissan Jukiga ja et ta on ikkagi palju parem. Aga tore oli see, et kõrval seal samas ju, kus on Nissani esindus, siis seal Lasnamäe lõpus, Osmussaare tee, City Motors, seal on ka selline koht nagu elektriautopood, mis kuulub ka City Motorsi alla ja tegeleb hetkel nagu vähe kasutatud elektriautode toomisega ja müügiga. Ja tänu sellele on nende valik, ongi kohe eraldi kaubamärgina auto 24 leiate üles selle ja toovad Polestari. Polestar, kes ei tea, on siis sisuliselt Volvo. Volvo, ütleme selline sportlik bränd või midagi sellist. Ta oli Volvo tuuningu bränd, lausa vist võidusõidu Volvosid tehti Polestari alt. Ja minu, ma ütlen, üks siiamaani meelde jäävamaid, ilmselt sellepärast, et see oli esimene siukene nagu vau, selline elu ongi või. Ma arvan, et see oli mu 4. või 5. proovisõit, mis mul anti autoajakirjanikuna, oli Volvo V60 Polestar. Mitte selle 3-liitrise mootoriga, vaid juba see hilisem 2-liitrine, aga ikkagi mingi üle 300 hobujõu, ilus sinine. Ja see anti terveks pikaks nädalavahetuseks, ilma et keegi nagu kuule, et ära siis üle 200 kilomeetri sõida ja ütleme niimoodi, et ma ikkagi sõitsin mõnuga. Mul on väga hea mälestus, üks mu lemmikproovi sõite siiani. Aga mingi hetk siis Volvo tegi sellise kummalise lükke või loogilise mõnes mõttes, et hakkas elektriautosid või tegigi eraldi kaubamärgi Polestar ja sealt alt siis mingit elektriautot tootma. Kõigepealt tuli see Polestar 1, mis oli piiratud tootmisarvuga tegelikult pigem vist nagu hübriid. Et seal on bensiinimootor ka sees. Ja siis Polestar 2, mis oleks kõik okei, aga nüüd on Volvo enda valikus ju ka elektriautod. XC40 on praegult ja siis C40, mis on kupeelik, et nagu, ja tuleb kohe XC90 elektriline versioon, et nüüd on nagu see, et mis see Polestar seal siis on, ka Polestar eelmine nädal näitas või see nädal oma linnamaastur, Polestar 3, okei. Võtsin siis selle Polestari ja selle kohta ma pean tunnistama, et on see autoajakirjanike nagu, et õudselt peaks andma ju objektiivseid arvamusi, aga lõpetad ikkagi subjektiivsega. Objektiivselt oli seal Polestaril paar asja päris valesti ja selles mõttes ütles see müüja ka, et ta energiatarve, kui me võrdleme näiteks Tesla Model Y või Model 3-ga, siis see keskmine, mis siis bensiiniautodel on mitu liitrit 100-le, eks ju, siis seal on kilovatt-tund 100-le, siis kohe, et ei, Polestaril on see kõrgem. Et siin ei ole mõtet nagu üldse üritadagi, et see võtab palju kütust. Kulutab energiat. Kulutab energiat, eks ju, väga, kui me räägime elektriautost, siis väga oluline miinus. Ju, on. Siis oli ta igatepidi väiksem kõik, aga hinna mõttes, Mari ja hind ei ütlemata, see oli kuskil 65 ja 60, see konkreetne Arja, seal oli varustust ja kõike, et kuskil 60 000 keskpaika. Ja see Polestar, küll mõningas 13 000 läbisõitnuna, sama hinnaga. 2 sarnase sõiduulatusega, Polestaril näitas seal vist 390 mul, et saaks sõita 100%-ga. Sarnane sõiduulatus, sarnane hind, sarnane nagu selline vibe, et Polestar 2 on, kas sa mäletad, Volvol oli kunagi
ta oli S60, mis on sedaan, aga kõrgele tõstetud sedaan. Nad tegid mingi imelik versioon S60 oli, et sa vaatad eemalt, et see on niisugune nagu see cross country. Jah, aga seda on cross country. Ta hästi naljaks nägi välja, et Polestar on täpselt samasugune. Et ta on kõrge aga samas, ta on küll luukpära, et see luuk, aga ta näeb välja nagu selline sedaanilik. Kindlasti mitte linnamaasturlik. Ja mulle jättis ta millegipärast nii kohutavalt hea mulje. Ja ma ei tea, miks. Võib-olla see, et see ekraan ja see kõik oli vastupidiselt Ariale siuke minimalistlik. Aga mitte odavalt, mitte selles mõttes, et meil ei ole mitte ühtegi mingit lisavarustust või asja, et meil on see niisugune odav väike ekraan, vaid ei, korralik siuke nagu Volvodel on keskel, siuke püstine, et nii hästi toimis. Nii selge oli, kõik oli nii lihtsasti juhitav, mul ei olnud pandud sinna mingid tilulilusid, mida ma mitte kunagi ei kasuta, vaid mida ma pean lihtsalt kogu aeg nagu scrollima, et leida sinna kohta, kuhu ma tahtsin, et lükkad eest ära mingid jamasid. See oli sportlik, aga kusjuures ka mitte kõige kiirem Polestar, sest sellest on veel üks kangem versioon, Performance Pack vist, aga täpselt selles mõttes kiire, et mõnus 5 sekundi kanti 100-ni. Ta teeb selle sulle mõnus asja ära, aga mitte jällegi, mitte muidugi nagu Tesla see Performance Pack, mis sind jälle, viskab selili, aga piisav. Aga see kõik oli, sõitis nii hästi, ta oli piisavalt sportlik, muidugi suured väljed, kruusateed, et eks ta seal ikkagi põdistas. Aga kogu see kogemus, ma arvan, sellepärast eestlane ka seda nagu Volvot ostab. Et sa istud sinna sisse. Sul on ikkagi hea olla seal just, ja täpselt nagu nende bensiini või sisepõlemismootoriga Volvodega. Kui sa hakkad seda panema paberile, suur maastur 2-liitrine mootor, eks ju. Muidugi ta seal igast turbode asjadega ja kui sul on veel see pistikhübriid, muidugi ta läheb edasi. Sa mõtled pikas perspektiivis, et kaua need 2-liitrised seal nende hiidmaasturite sees, et kui pikalt ta siis vastu peab? Just, et mis pinged või asjad seal ja et võtad mingid asju siis, aga lõpuks kõik ikkagi ostavad ja Polestaris oli täpselt seda Volvo vibe'i oli niisugune nagu mõnus, rahulik, kiire, väga hea, kahjud nii kallis. Ma ütlen, see oli see, et see mäng, et millise elektriauto sa endale ostaksid, kui sa hakkaksid pealt ostma. Siis Polestar käis nagu peast läbi? Polestar käis läbi, aga lihtsalt ongi, et kui ta juba kasutatuna on 13 000 läbi sõitnuna, eks ju, mingi üle 60 000, siis on nagu selline Minu jaoks on see kasutatud elektriauto ostmine selles mõttes veel niisugune tundmatu maa ja natukene nagu hirmutav maa selle koha pealt, et palju ju räägitakse, et kuidas see aku ikkagi seal 8 või 10 aastaga nagu kaotab juba päris suure osa oma nagu mahutavusest, eks ju. Et kui ma ostan nüüd uue auto hinnaga nii-öelda, Nissan ja Volvo, me teame kõik, et need ei ole selles mõttes sama klassi autod, ne pole mõtet võrrelda, aga ikkagi, et kas ma ostaks nagu sama raha eest nagu uue Nissani, mida sa ka kiidad, mis on hea auto, või ma ostaks nagu mõne aasta vana Polestari ja riskiks sellega, et võib-olla 5 aasta pärast see Polestar enam ei sõida mul seda 390, vaid sõidab näiteks 290, mis tegelikult on juba jumala nõrk tulemus tänases kontekstis. Et see on nagu see koht, et siis kuidas see aku vahetamine ikkagi käib, et see on nagu nii palju neid küsimusi, et peaks isegi minema sinna poodi ja need otse ära küsima nendelt härrastelt. Ega ei oska sulle selles mõttes, kuna reaalne on ju tegelikult, mida me näeme siin alles Nissan Leafide pealt, esimese põlvkonna Leafid, mis on jõudnud meil siin selle elektriautode grupis on üks tüüp, kellel äkki kas jõudis 500 000-ni, aga võib-olla ei ole tal esimene akupakk, et ühesõnaga, et tegelikult päris mitusada 1000, aga siis on jah, et siis on see küss, et kui mul auto on sõitnud näiteks 400-500 000, kindlasti mootor vajab mingi hetk, muidugi järjepidevat hooldust igasuguste rihmade ja kõige näol, et elektriauto, kui ta neid asju ei vaja, et kui sa oleksid nii piisavalt tark, et sa kogu aeg nagu tõstaksid mingi nagu fond, nii-öelda akuvahetusfondi, paneksid, ütleme, selle raha, mis sul jääb nende
tavahoolduste pealt väidetavalt alles, nagu meile räägitakse, et elektriautol ei ole ju, ei ole õlisid ja no ja aga see asju. Akku maksab ju 3 auto hinda ju. Ei, no mis see liifide puhul me räägime, selle minust ikka mingist alla 10 000 hinnast. No, okay, aga lihtsalt... kasutatud liif ei maksa ka ju. Ja, selles mõttes sellel hetkel küll, jaa. Sellel hetkel küll muidugi. Aga teine küsimus see, et kas ma 8 aasta pärast keegi mul üldse sellise kujuga, sellist Polestari akut, nagu tarnib on ju, just, sest et tehnoloogia on nii palju arenenud, et on mingid tahkisakud, et siis 8 aasta pärast peaks olema juba tahkisaku, isegi vähem, mingi 5 aasta pärast peaks olema tahkisaku juba. Pigem küsimus see, et rahaks võib-olla olen hästi rikas või selline, nagu tõesti, et saabki mingeid toetusi, võib-olla mõeldaksegi välja, et need elektriautod püsiks nagu, aga kas tehnoloogia toetab? Aga see selleks. Vot, mina olen nüüd rääkinud 20 minutit oma 2 autost, aga sina... Kui räägid 20 rääkima 1 autost. Teeme 10. Aga sinul on, samas on sul auto, mis ka auto on, nagu öeldakse. Ei ole kurta. Palju maksis? See maksis natuke üle 187 000 euro. Soodukas. Jah, suhteliselt, aga saaks veel kallimalt, et jutt käib selle saab 3 Polestari ja Ariat. Just, jutt käib siis uuest Range Roverist ja loomulikult iga Range Rover nii palju ei maksa, et seal sõltub nüüd mootorist ja sõltub paketist. See auto, millega mina sõita sain, oli siis selle kõige kangema mootoriga ehk 530 hobujõuline V8, 2 turbaga loomulikult. Ja kui minna veel edasi natukene varustuse peale, siis ma vaatasin, et see hinnakirja tipp on ikkagi seal üle 200 000 natukene, et selles mõttes saab ikkagi uude nii-öelda sajandisse sellega sisse või uude 100 000 minna. Aga mida siis üks 187 000 eurone auto suudab? Kokkuvõttes võiks öelda, et suudab jaburalt palju. Ja suudab sellist asja, mida nagu mõtleks, et kas seda tõesti vaja on. Range Rover on ju tuntud maastikuautode Land Roveri nii-öelda see premium bränd ja tore mõnes mõttes on see, et nad ei ole nagu seda maastiku omadust ja maastiku võimekust kuhugi ära kaotanud. Samas tekib küsimus, et kes see siis nagu sellise autoga nagu päriselt maastikule läheb ja millisele maastikule sa lähed. Et toome nagu lihtsad näited, et see auto suudab sõita läbi 90 cm veetakistuse sügavuse ja ta kiirendab 100-ni 4,7 sekundiga. et kuidas need 2 asja peaks nagu ühes autos kokku tulema, et miks see vajalik on? Nii, kui meil oleks praegult Top Geari eelarve, siis ma paneksin selle Range Roveri 90 cm-sesse vette ja vaataks mitme sekundiga ta selle vees 100-ni kiirendab. See ilmselt läheb siis vähe kauem, aga ikkagi. Clearance, eks ole, võimalik tõsta 30 cm peale. Sul on aeglusti, sul on 5 erinevat maastikusõidurežiimi, mudas, kruusal, liival, mis tifri lukud. Kesktihver läheb lukku, tagatihver läheb lukku. Et kõik nii-öelda tuled ja viled, mis ühel maasturil olema peavad. Ja siis on sul, eks ole, auto, kus eesi istmetel on 9 erinevat massaažifunktsiooni, eks ole, kõik on nahast, kõik on kallist puidust ja kusjuures, kui sa Nissani ekraanist rääkisid, siis täpselt samasugune puutetundlik, aga klõpsuga on ka Range Roveris ja isiklik kogemus on, et oluliselt mugavam kasutada kui nii-öelda tavalisi puutetundliku ekraane, et sa tõesti saad aru, et see vajutus nüüd, et masin ka sai aru, et ma nüüd vajutasin. Et vaagrupi selles mõttes on ju Audil ja Bentley'l selles mõttes vaagrupi kallimas otsas on ka tegelikult ja Porschel, et see, ma ei tea, mis selle nimi on, kas mitte haptic, aga see sama, et sa saad ikkagi tagasiside, et see puude õnnestus. Just, loodame, et see nagu kiiresti tuleb odavamatesse klassidesse ka üle mingil hetkel, aga see on tõesti, et esimest korda tundsin, et selline ekraanindus ei pea olema nagu tüütu. Ja muidugi sellel Range Roveril ei ole seda ekraanindust liiga palju, et seal ikkagi põhiasjad, kliimaseadmed, istmesoojendused, istme ventileerimised, kõik asjad on ikkagi nuppude all ka ja kiiresti leitavad, need ongi sul seal keskkonsoolil olemas, nii nagu nad kogu aeg olnud on. Loomulikult nad on nagu kaasaegse kujuga, loomulikult nad on seal ka elektroonilised, aga ta on ikkagi sellise suure ketta all ja põhimõtteliselt see kasutuskogemus on samasugune nagu oli 10 aastat tagasi, et väga, väga lihtne ja väga hea. Ja muidugi sõiduomadused, et jah, et see 4,7 sekundit 100-ni, see on äge, see ka enam-vähem tõstab sul, eks ole, jalad sealt põrandalt lahti, kui sa gaasi põhja vajutad, aga sa ei tunne nii suures autos seda kiirendust. Ja loomulikult mürasummutus niisuguse luksusautol on ju nii võimas ja nii tõhus, et sa ei saa aru,
kas sul on nüüd 100 peal või on sul seal 120 peal või on sul seal veel rohkem, sest et helides mitte midagi ei muutu. Et kõik on selline vaikne ja pilt kuidagi läbi esiklaasi, noh okei, tuleb natuke kiiremini see maja vastu, aga ega ta nüüd nii palju kiiresti ka ei tule, et sa nagu ära ütleks, et sa tegelikult juba sõidad kiiremini ja varsti hakkavad load ohtu minema. Aga noh, 2,5 tonni kaaluv maastur loomulikult kõigub, loomulikult õõtsub ja teeb seda ka siis, kui sõita nii-öelda sportlikus režiimis. Jah, maastikusõidu kõrval oli seal tavalise sõidurežiime ka 4 tükki veel. Ja selles dünaamikrežiimis muidugi ta teeb ägedamat häält ja muidugi ta käib veel ägedamalt edasi, aga noh, ta ei ole ikkagi sportauto. Aga see veel puuduks, kui ta ka sportauto oleks, et ta on niigi nagu võimas maastikuauto ja ütleme selline võimas esindusauto samal ajal. Et kui ta veel sportauto ka oleks, no siis ütleks küll, et ma ei tea, järgmine peatus on Kuul. Ma arvan, kas nad sellest, aga sellest väiksemast spordist teevad kindlasti veel SVR versiooni või mis on vist SVR? SVR oli, Jaagor oli küll. Jaagor on küll SVR, et see, kas on sama brändi nimi, okei, ühesõnaga supersportlik. Supersportlik, kus juures, kui rääkida SVR Jaagorist, siis see on juba väga lähedale sportautole. Sõiduomadustelt ka, kuigi samamoodi suur pirakas, eks ole, mis ta oli siis, F-Base sellel baseerub sellel, eks ju, et mine tea, mismoodi see välja hakkab nägema tulevikus, et võib-olla tõesti hakkamegi mingisuguste 2,5 tonniste jurakatega kunagi ringrajal ka painutama. Muist sellega, kui sa ütlesid hind, et mul tuli üllatusena, et praegult, et see oli see kõige võimsam V8 versioon, sest tegelikult Range Rover on ennast sättinud päris karmi kallis hinnaklassi see, noh ta ise ilmselt ongi teadlikult, et enne Bentley Bentaygat, aga ikkagi tunduvalt kaugemal, ütleme siis Mersu GLS-ist ja kes seal on veel, no ütleme Porschel on jah, kõige suurem ongi Cayenne, et kuigi Range Rover on lihtsalt suurem auto, aga kui me vaatame teisi tipuotsa, noh, Audi Q8, Mersu GLS, BMW X7, siis tegelikult see Range Rover stardib, kui ma peast mäletan, kuskil 123 000 juurest. Jah, nii on. Ja seal on tohutu, Range Rover on seda, tohutu pikk hinnakiri on, erinevad mudelid, mitte see, et ja siis jätkub lisavarustuse nimekiri, aga see mudelite nimekiri on ka hästi pikk. On. Et erinevad paketid, ja kõik on välja toodud. Kas 18 äkki neid erinevaid paketid, see on nagu tohutu valik. Ja ta tõuseb ju minu arust, seal oli mingi autobiograafi pikem versioon, oli äkki hinnakirjas juba 225 000. Et see on nagu metsik, see 100 000 hinnavahe, et ta on ikkagi ikkagi luksusklass, täielik luksusklass, aga mis ma tahtsin enne öelda, et kas nendega maastikul minnakse, tead mis on fenomen, et kohe ei minda, ilmselt, sellepärast, et värv ja kõik, aga mina hakkasin Amazon Prime'ist lõpuks, ma tegin Amazon Prime'i liitumise, sellepärast, et tuli see Sõrmust isanda seriaal. Muuseas soovitan kõigil teha, sellepärast, et esimene 30 päeva on tasuta. Ja minagi selle lõksa kunagi läksin. Ja arvest seda, et mis on siis sügisel muud ikka teed, et kui lehed on riisutud, kartul võetud, et siis on aega ju vaadata seriaale ja seal on see Clarksons Farm. Ja see on saanud kiita, see on saanud auhindu ja hakkasin vaatama ja ongi sümpaatne. Loomulikult eks ta seal 2-3 korda teeb ikka sa näed just, et kas on scripted või ta lihtsalt tunneb, et kuna ta on Clarkson ja Top Geari taust, et ta peab mingi lollaka manöövri või sõitma traktoriga millestki üle, aga tegelikult on see hästi sümpaatne seriaal. Et see ei ole mingi selline, et lammutame ja lõhume, vaid ikkagi selline farm. Ja mulle meeldib see positiivne vibe seal, et ta ei ole nagu see, kuna Clarksonil ilmselt raha probleemi ei ole. Ma arvan, et ta võib sinna põllumajandusse, et ta on piisavalt rikas, et tegeleda põllumajandusega, nagu öeldakse. Just. Et ta ei ole nagu mingi Tanel ja kanad, mingi farmi saade, kus sa tead, et see kõik võib lõppeda nagu ühe mehe pankroti ja hävingu ja kõik on kogu aeg nii halvasti, sest raha ei ole. Clarkson toob ka jumal hästi välja selle, kuidas, kui kallis see on, et arvutab kokku, kui palju ta nende lammastest raha saab ja kui palju tal on juba pidanud tegema investeeringuid, et need lambad üldse võtta ja siis ta nagu, et aga see ju, kuidas see nagu Aga sa oled esimese hooaja lõpuni või seal ei ole. Okei, ma siis ei ütle sulle ära, aga hooaja lõpus oled kulud ja tulud kokku, siis vaata, kui kõva see kasum või kahjum on seal, soovitan lõpuni vaadata. Just, et ma hakkasin vaatama seda maahommiku asemel. Okei, oota, jõudsime, ja Clarkson sõidab ju seal farmis Range Roveriga, äkki vist 2 põlvkonda tagasi Range Roveriga ja teebki kõiki neid farmi töid, nii, ja siis on teine mees, Harry Metcalf,
kes on ka tuntud autoajakirjanik, kellel on väga võimas YouTube'i kanal Harris Garage ja on ka Harris Farm. Harry Metcalf on muuseas ajakirja Evo asutaja. Selline ka, ütleme. Korralik auto. Täpselt sama sümpaatne inglise härrasmees. Et tema videod ja asjad on muidugi rahulikum, et temal ei ole seda Top Geari taaka kaasas, et tema võib teha nagu, aga samuti testib kõige ägedamid autosid, hästi tal on väga, väga kihvt autopark on tal. Ja ka tema sõidab oma farmis ja teeb farmitöid ja sõidab ringi samasuguse Range Roveriga nagu, või oli äkki üks põlvkond uuem kui Clarkson. Ehk me jõuame selleni, et need Range Roverid lähevad maastikule küll. No, ja siis, lihtsalt just, et kui nad, ja siis on hea, et sa tead, et sul on väga maastikuvõimekat mugavat autot vaja, hinnad ju kukuvad õnneks, nagu... Ma just tahtsingi öelda sulle, et vaata, palju see Clarksoni Range Rover täna maksab, või oota 24 lahti ja sul hakkavad sealt kusagil alla 10 000, eks hakkavad need hinnad pihta juba. Et sellepärast ongi väga hea, et Range Rover neid supermaastikuvõimega superluksusautosid toodab, sest et me saame neid siis varsti omale ise osta, kui me neid pidada jaksame. Jah. Muidugi tore oleks, kui oleks niisugune supermaastikuvõimega, aga lihtsam auto. Siis võtad Toyota Land Cruiser, eks ju, ja saad selle 50 000 ja 60 000 ja... No aga tahaks, et ista ikkagi masseeriks ja teatrisse minna, kus sõidad. Okei, nii, sellised proovisõidud olid seekord Kas mõtlesin Toyota Land Rover või? Minu arust ütleks ikka Land Cruiser. Jumal tänud. No aga jah, et sa parandasid, sest kui sa oleksid öelnud, siis me oleks saanud palju lugejakirju. Nii, aga näed, oleme rääkinud palju. Üks uudist osa, mis ma tahtsin, puudutab ka elektriautosid. Nii Peugeot oma E208, see on see väike, ja ilmselt tuleb ka kohe nende linnamaasturile, kui ka Lexuse UX, mis on ka Lexuse praegult ainuke elektriauto, on teinud mudeli uuenduse. Ja mõlema puhul on olulisim see, et E208 sõidab nüüd 320 kilomeetri, vist oli seal vanasti niisugune sõiduulatus, nüüd on 400 ja Lexus UX on 300 asemel ametlik sõiduulatus tõstetud 450 peale suurema akuga. Muidugi, hind ka tõuseb, aga lihtsalt see, et kuidas vahepeal nagu, ilmselt saadi aru, et ikkagi rahvas ei ole, et räägitakse, sa võid ükskõik kui palju rääkida. Me keegi ei sõida päevas, umbes keskmine inimene sõidab umbes 50 kilti päevas ja jah, muidugi, kui me võtaksime keskmise inimese järgi, siis meil olekski vaja igasse autosse 3 istekohta, 45 kilovatti, eks ju, võimsust. Just, 200 liitrit pagasiruumi ja just, ja raadiot, kus on 2 raadiojaama, sest inimene kuulab elus ainult 2 raadio, ma ei kuula, mul ei ole ju, miks mul on vaja 20 raadiojaama, mul on piisab 2, ma kuulan raadio 2 ja aeg-ajalt Vikrit, sest ma olen juba selles eas ja nii ongi, aga et sa võid inimestel rääkida, kui palju tahad. Et sul ei ole vaja seal mingit 500 kilomeetrist sõiduulatust. Selge, inimene ei tule su elektriautot lihtsalt ostma. Ei, muidugi ei tule. Sest tal on 2 korda aastas on vaja sõita. Jah, ja kui sa siis ka oma autoga sõita ei saa, siis milleks seda üldse vaja lähe? Või nädalavahetusel? Võta keskmine eestlanegi, ma arvan, ma ei liialda, kui ma ütlen, et keskmine eestlane nädalavahetusel tahab ikkagi sõita maale. Kas siis on maale elavate vanemate juurde või... Põhiline on see, et sul ei ole seal laadida. Täpselt, mida ma lähen sinna riskima, eks ju, ma ei pea kaugel minemagi, võtame siit samast 100 kilti Tallinnast eemale, palju neid laadijaid siis on, lõunasuunas on, eks ole, Tartu maanteer, näiteks Narva poole. Ja seal maakodus sa istud selle, kui sul ei ole just pandud seda 16 amprist tööstusvoolupistikut, siis see, et kui sa tõmbad toast pikendusjuhtme ja hakkad seda oma elektriautot seal maal laadima, palju õnne. Lõpuks oled vanematega tülis elektriarvud õnnest. Seda mitte, sest sa ei suuda sealt seda... Sa ei saa seda kätte seda voolu. Sa saad sealt mingi, loed paarkümmend kilomeetrit saad sa sealt. Okei, ärme... Lihtsalt on 2 väga kihvti elektriautot. Honda E ja Mazda vist oli MX-30. Kohutavalt kihvti disainiga. Kusjuures sõidavad lühikeselt, aga ägedalt. Just, et Honda E on üks, tulid on siiamaani üks mu lemmik. Paljud ütlevad, issand, kui lollakad need ekraanid seal on, ei ole. Vähemalt Honda julges erineda. Väga mugav auto, kusjuures väikese auto kohta väga mõnusa võrustusega. Ja see pöörderaadius oli täiesti koomiline. Ja Mazda MX-30 on ka Mazda, on väga ilusad ja see MX-30 ka, aga nad mõlemad on maks 200. Päris elus pigem 150. Mul tuttaval on Honda E ja ta ütles, talvel 100, mitte rohkem. Et jah, et järelikult me ei saagi võtta, Eesti turg ongi, et Jaapanis ilmselt ei sõidagi keegi maale.
nad ei teagi, mis see maa on, eks ju, nemad sõidavadki seal oma või ma ei tea, Inglise kuskil linnas, Londonis, aga lihtsalt miks me ei näe tänavatel hästi palju Honda E-sid ja Mazda MX-30-neid, ei ole kindlasti mitte sellepärast, et nad on koledad ja halvad autod, vaid lihtsalt sellepärast, et nad on nii väikse sõiduulatusega. Nojah, aga võta nüüd sisepõlemismootoriga autod kõrvale ja sa ostad ka ju selle auto, mis sul on, ütleme, paremate omadustega. Palju sa siis sõidad seda nii-öelda viimase piirini oma tavalist autot, on ju. Aga lihtsalt see teadmine, et ma saan sama raha eest parem auto ja sellest piisabki. Elektriauto puhul parem auto tähendab pikemat sõiduulatust. See on väga suur argument ja nii lihtne see asi ongi, et siin ei ole mõtet üldse nagu turundajatel liigset vaeva näha ja musta valgeks joonistada. Nii, ja siit peame nüüd kuidagi tempot juurde panema. Võib juhtuda, et selle kasko hinna jätame järgmisse saatesse, sest et muidu siin ei jõua midagi. Üks uudis veel. Tuli põgus pressiteade, et selle aasta jooksul tahetakse, juba selle aasta jooksul, Eestis hakata müüma sellist Rootsi firma elektriautot nagu Akinsi. Okinsi, ma ei tea, kuidas seda täheldada, ma isegi ei saa aru, seal ei ole seda O-tähte, ei ole peal nagu Rootsis, et Akinsi, kõik. Selles mõttes, et Akinsi Alfa, see ükene nimi, Alpha, nagu kirjutatakse, millal, tähendab, kes hakkab müüma, mis hinnaga, infot ei ole. Leidsin selle Akinsi enda kodulehe üles, kuidas pressiteates polnud isegi kaasa pandud autoandmeid, et nagu need on autofirma kodulehel on need olemas, et see on lihtsalt nagu kivi ilmselt siis PR-ettevõtte kapsaida, kes meile selle saatis, et jällegi, kui sa räägid elektriautost, siis elementaarne on panna sinna juurde nagu või üldse autodest tehnilised andmed, et nagu 32 kilovatt-tundi aku, sõiduulatus kuni 250 kilomeetrit. No vot, jälle jõuame sinna, et kellele ja milleks. Okei, energiakulu 10,66 kilovatt-tundi. Okei, see on muidugi väike. See on väga väike. Ja auto võimsus 35 kilovatti, tippkiirus 102, ühesõnaga. Aga tead, mis huvitav, et laadimisstandard on CHAdeMO, ehk siis see, mida kasutab Nissan Leaf, mis nende autode puhul tegelikult vist ei ole vahet, sest nende laadimiseks sa ei vaja nagu nii ülikiiret just, et selle väikse aku pristab täis küll. Okei, sellel autol on täiesti point olemas, ilmselt Eestis seda väga keegi ei viitsi osta, aga muus maailmas see on see linnaauto. See on see, mida mitte keegi ei lähegi selle mõttega ostma. Ma lähen ka nädalavahetuse maale. Nüüd ma hakkan sellega tooma kartuleid ja siis ma lähen teen mingi tripi Lõuna-Eestisse. Ei tee, ilmselt on eesmärgiks siin võib-olla mingid fliitid, võib-olla mingid rendifirmad, kes ostaks ja paneks meie tänavad neid täis. Ja tegelikult on ju täiesti puudu seesama üks auto, kes on nii-öelda soodsate elektriautode slotis, istub see Dacia Spring üksinda oma mingi 20,000 hinnaga. Et sõitis ju tegelikult, meile ta väga ei meeldinud, sest ta ikkagi jättis sellise odava mulje. Sa eeldadki, et ta on odav. Aga ta nüüd nii nagu plastine on. Ta oli ikkagi, minu karikas sai täis siis, kui ma läksin sõitma natukene mööda seda Tallinn-Tartu maanteed. Ja kui ma tulin taga mööda seda peale sõitu üles, jõudsin sinna kiirtee peale ja tuuline ilm oli, ma tundsin, kuidas auto sai nagu paugu ära, kui ta sinna tuule koridori jõudis. Ja siis ma sain aru, et see oli selline kuiv tee kõik, aga kui ma oleks praegult talvises ja ärme räägi sõiduulatust, me räägime sellest, et tee on sõidetud Euroopasse, eks ju, ja kui seal tuul mind puksima hakkab, siis oli küll selline see mopeedauto tunne. Aga okei, on inimesi, kellel on neid vaja autosid, lihtsalt, et see Akinsi, et kas see tundmatu nimega uus mingi järjekordne, et siin on nii palju riskifaktoreid minu jaoks, kui ma vaatan praegu Akinsi kodulehelt, missugune see auto välja näeb, siis see meenutab sellist paarkümmend aastat tagasi tehtud Daewoo Matiisi. Absoluutselt, Daewoo Matiis, jah. Et ma ei ütle ühegi otsa pealt, kui ma sellele autole peale vaatan, et see võiks olla näiteks Rootsi auto ja et siin on mingisugune Skandinaavia kvaliteet kusagil sees, et see näeb välja nagu vana Daewoo. Jah, mis on retrofititud elektriautoks. Et kas tõesti sellise autoga on mõtet turule tulla? No ma ei tea. Kõige olulisemalt just praegult on see hind, mida ei ole välja öeldud. Kui see hind on näiteks odavam kui Dacia Springil, siis võib juhtuda, et mingid näiteks kullerid, et kui ma oleks
no jah, kui ma olengi nagu võtnud see, et mitte, et ma ei sõida nagu, näiteks ei vea seda Bolti foodi kuskil ainult õhtuti paar tundi, vaid see ongi hetkel mu põhitöö, ma olen sellele nagu valmis investeerima, siis liisida omale selline, tõesti läbisõit, kui on 250 kilomeetrit, on see päris piisav, kui ma saan selle kätte näiteks, ma ei tea, 15 000 euroga, ühesõnaga, seal võivad mingid arvutused hakata näitama. Nüüd on küsimus, eks ju, kellega ma just rääkisin? Ma rääkisin autosõit OÜ, see on see Eesti suurim autokool, juhiga ja küsisin, et kas neil ei ole näiteks plaan, olete mõelnud, et elektriautode peale üle minna või vähemalt mingi osa autopargist, et puhtalt arvutuslikult, jättes kõrvale selle rohelise maailma, kõik see, vaid et äkki oleks tulusam. Ja ta ütles, et nad ei ole veel väga põhjalikult selle kõigega kaasa läinud, aga kõige olulisem, et seal ei ole üldse ei ole see, et palju sõidu ulatus on või palju see auto maksab. Nende puhul sellisel firmal, kes ostab suure hunniku autosid ja pärast, mis iganes liisinguperiood või on 3 aastat, need tahab tagasi anda, on jääkväärtus. Jääkväärtus on see, mis sul teeb selle kuumakse, mille pealt sa hakkad, mis muudab seda, et kas sulle ütleb see pank või kes iganes nüüd siis tagasi ostab, ütleb sulle selle perioodi jääkväärtuseks 25% või 35%, on nagu ettevõttel juba tohutu suur vahe. Ja nüüd selle Akinsiga on ka, et kui mulle keegi nende peal liisingut annab, et kui see jääkväärtus on, eks ju, panga silmis 3 aasta möödus 0, siis auto võib ju 15 000 maksta, siis see tuleb väga kallis, et siis ma võin sama osta juba ju, ma ei tea, 30 000 elektriauto mine. No just, et sa selle lõpliku kilomeetri hinna ikkagi arvutadki selle järgi, mis raha eest sa lõpuks lahti saad selle, et palju sa oled ära kulutanud auto peale. Vot, aga sellest Akinsist on hea sujuv üle minna Pariisi autonäitusele. Käisin esimest korda, sellest, et alguses, kui Autogeenus alustas, olime me pisiksed ja ilmselgelt keegi veel ei vaadanud, et kas me, üldiselt autonäitusele minek on ikkagi selline, et tavaliselt ma saan aru, et autolehe aegadel ka, et keegi ikkagi kutsub. Keegi nagu mõni autofirma võtab nagu endaga kaasa. Võimalik, pole ise kunagi käinud, meil olid teised inimesed, kes seda tegid. Jah, aga ikkagi kuulsid, et jah, et ise sinna kõik need, selle kajastus nagu tegelikult ei too seda kulu nagu tavaliselt tagasi, kui ma võtan puhtalt reisikulu ja majutus ja selle majutuskulu ei ole ju nende artikli, aga samal ajal on kogu net on ja seda infot täis, et sa ei tule sealt nagu, okei. Ja siis tuli koroona. Nii et Autogeenus ei õnnestunud, Paula meil käis, aga ühe teise tööraames käis korra vist, oli Frankfurdis või Genfis. Nüüd siis Pariisi autonäitus üritab tõusta 1000. Siin on pikalt räägitud juba enne koroonat, et tegelikult see suurte autonäituste mudel on suremas, et nad ei saa, et tihti lõpevad pankroti või kahjumiga ja see kõik ja autofirmad ei taha enam osaleda, sest see on nii kallis ja nüüd on ju, autofirmadel on nüüd internet, kus nad saavad ju ennast, et võib-olla see oli 10-20 aastat tagasi oli oluline kõik asjad saada sinna näitusele, sest see oli see koht, kust nagu tulid uudised. Nüüd saad teha veebiülekandeid ja mis iganes. No just, aga äsja käinuna said sa siis ikkagi nagu teise meki suhu lihtsalt pilte vaadates. Sest et ikkagi suur argument ongi see, et üks asi on, mis sa pildi pealt näed, aga teine asi on, et kui sa ikkagi oma käega saad katsuda just ja kui mingi asi sind huvitab, et seal on ikkagi inimesed kõrval, kes sulle siis sellest räägivad. Meiega oli kaasas Vitoldas Milius, Leedu autoakirjanik, kes on väga kogemus aastakümneid ja tema ütles muidugi, et suuruselt oli see näitus, võib-olla 1/10 sellest, mis ta vanasti oli. Võib-olla isegi natukene, ma ei usu, et päris 1/10, sest ta oli ikkagi päris suur. Aga siiski kõvasti väiksem. Kas mul hakkas igav? Kas ma sain poole tunniga käidud? Ei. Seal oli ikkagi 2 suurt halli, pluss 3 oli rohkem tarbesõidukid ja asjad, kus oli, kuidas ma ütlen sulle, selles mõttes oli tegemist Pariisi autonäitusega, aga selge fookus oli Prantsuse ja Hiina autotööstusel. Loomulikult olid väljas prantslased, olid väljas täiega, Renault oli välja toonud kõik oma need viimase aja ideeautod, mis nad on siin välja käinud, Renault 5 elektriline Dacia, oma uue selle laheda kontseptautoga, hästi suured prantslaste platsid, Peugeot 408, mis on nende niisugune kupeelik
sedaan, mis neil nüüd aasta lõpus jõuab ka Eestisse. Peugeot see Le Mani auto, 9X8 vist või? Hästi kihvt, tõesti koha peal, see on see jah, et koha peal näed neid asju. Et siis pildilt ma olen seda 9X8 näinud kõvasti, aga siis näed, et nagu päriselt ongi selline auto olemas ja selliselt päriselt hakatakse sõitma. See ei ole mingi nagu kontsept. Näiteks sain rääkida selle sama 408 disaineriga. Sa istudki, sul on oma nagu aeg eraldatud pool tundi, et rääkida selle inimesega ja ütleme niimoodi, ma päriselt läksin sinna natukese eelarvamusega, sest siis tuleb see mees, kes peab, et kui palju ta, mingi PR inimene istub ka kõrval, eks ju, kui palju ta saab öelda, ta ei hakka ju mulle reaalselt ütlema, et tegelikult mulle niisugune disain üldse ei meeldi, aga tead, tööülesanne anti ja okei. Ma seda ei tahtnudki, aga selles mõttes ma ei läinud sinna mingit nagu soppa ja skandaali otsima, aga lihtsalt, et kui huvitav see vestlus ikka olla saab. Ja peale esimest 5 minutit täiesti, küsingi otse, kes on seda 408 näinud, minule kohe ei silma, et see taga kaitseraud, siis maakeelis stange. Niimoodi punnitab välja siuke must koblakas, et nagu jube elegantne auto või nagu kihvt, nagu Lamborghini uurus, eriti hallina on ta külje pealt natuke nagu Lamborghini uurus. Aga miks see koblakas seal taga peab olema? Ja siis räägid disaineriga. Nii? See on see, et seal on selleks, et seal, näiteks ma ütlen, proovisin tagaistmel on väga palju põlve ja pearuumi. Tavaliselt nendel langevate katustega autodel peavastu lage. Siin on isegi Honda Civicul ju oli siin. Oli. Ja siin on teadlikult seda tahetud vältida, mis tähendab, teljevahe on pikem. Kogu see asi on liigutatud tahapoole ja selleks, et siis jääks alles ka veel nagu pagasiruum. Ei, sa istud... Et langusest eespool natuke. Ja langusest eespool. Ja et see pagasiruum, et sa ei võta seda ruumi pagasi arvelt ja kõik, et siis on nagu see, on pidanud nagu need ülendid, seda taga viimast osa tegema suuremaks. Sellepärast on see tagumine kaitseraud selline suur. Miks ta on musta värvi? See oli minu põhiküsimus, et miks ta siuke nagu imelik. Üks on see, et nad tahtsidki, et autol olekski robustne välimus. Pidame seda, et kui sa ikkagi tagurdad, sa tead, et sul on seal kaitseraud. Sa ei pea muretsema, et sul on nagu, et see on hästi väike stange, läigib, särab ja nii kui sa kuskil kõksti vastu teed, siis on sul juba nagu tagatuled ka katki ja kõik see. Ja teine näiteks pidi olema see, et siin me saaks nüüd selle disaineriga natuke vaielda, et ta on teist värvi sellepärast, et auto enda siluett ja kõik see pääseks jõulisemalt võimule ja see stange, olles teist värvi justkui nagu siis ei sega seda disaini, et see on nüüd natuke ilmselt mingid disainerid peaks lihtsalt väga huvitav, et sa saad inimesega rääkida. Absoluutselt nõus. Aga rääkides siis sellest ülennäitust, miks ma lõpuks tundsin, et väga tore, et ma sain käia, oli see Hiina osa asjast. No see Hiina osa on selles mõttes ta nagu Euroopa autoajakirjandusest läbi käinud, eks ole, ja varasemalt on läbi käinud selline, et vaatame, mis lollustega nad nüüd hakkama on saanud. Ja mis ägedaid koopiaautosid, eks ole, suured kohtukeisid, kuidas on siin ka sama Range Rover, väiksemaid mudeleid on ja Vogue, kes on kopeeritud ja kõik ja nii edasi. No mis mulje nüüd siis on? Kas hiinlased tulevad jälle nii-öelda mütsiga lööma, tulevad maha joonistama või pakuvad päriselt ka midagi uut? Ei. No eks nad muidugi Euroopa autonäitusele, kui nad peaks tulema mingi Range Roveri Voki koopiaga või BMW koopiaga, siis oleks tee lühikene. Tee oleks lühike, aga peast, kuhu on Sport Equip, BYD, BID, Ceres, Wei, Winfast on muuseas Vietnam, ja pluss veel mitmed nimed, mida mul hetkel ei tule meelde, kõik sellist meie autoajakirjanikuna, siit-sealt käivad need läbi. Ja mis on hiinlastega juba nagu minu arust mingi 2009-10, millal üritati Eestisse tuua neid Landwindi ja midagi müüs Brilliance just. Et hiinlast on kogu aeg tulemas. Nad on kohe Hiina autode nagu tohutu pealetung. Ja nagu ei tule. Ma ei tea, kas siin on tegemist selle Euroopa ikkagi mõnevõrra kaitsva majanduspoliitikaga, et me lihtsalt muudame neid regulatsioone nii kiiresti, nii palju karmimaks,
et kui sellel ajal, kui hiinlased on valmis saanud, siis ma ei tea, Euro 6 ja NCAP-i nõuetele vastava auto, oleme me juba siin tõstnud oma neid NCAP-i ja mis iganes turvanõudeid uuel tasemel see hiinlast on jälle aga vanad hiinlased, ega nad olid ju kehvad, see brilliantsiga sõitsid, seal oli siuke ais sees, et sul poole tunni pärast pea valutas ja ei ole võimalik. Ja me oleme ju tegelikult sõitnud ühe, Ceres oli ka seal väljas, nii Ceres 3 kui Ceres 5, Ceres 5 muuseas just jõudis eelmine nädal Eestisse, sellega me veel ei ole sõitnud, aga me sõitsime Ceres 3-ga. Ta sõitis, elektriauto, kõik nagu töötas, kaasa arvatud meediasüsteem, mille nimi oli Turbotalk 8. Nad oskavad ägedaid nimesid panna, ikka midagi ei ole öelda. Aga me ei saanud anda talle ostusoovitust, sest ta ei suutnud arvutada ikkagi absoluutselt adekvaatselt seda sõiduulatust. Ehk et kui ma alustan sõitu 250 pluss lubatud sõidukilomeetriga, ja ma reaalselt 160 järel olen omadega juba sõbra talumajas hädapärast laadimas, sest et ma jõudnud Tallinnasse välja, et siis pluss kõik see salongi turbotoog ja mingid vead ja tõlkevead ja kõik, jätame siis selle kõik kõrvale, ongi elementaarauto, aga hind oli sama, mis Peugeot E208 või 2008. Mõt siis, miks ma peaks tegelikult? Just, et me ei tea selle auto tausta, me ei tea, kas ta aasta pärast kukuvad kerepaneelid juba, kas sul salongi laest kukub eks ju tuli alla, mitte mingit tausta ei ole, sa ei saa tulla turule, küsida sama raha, mis on väga kaua turul olnud auto, kelle puhul sa tead, et isegi kui tal kukub see tuli sealt alla, siis nad ülejäänud auto töötab, eks ju. Ja lähevad kruid garantii eest selle tagasi, et see esimene hiinlase kogemus tegelikult meil ei olnud hea. Aga kui ma vaatasin neid autosid, mis seal oli, näiteks BYD, mis muuseas on Build Your Dreams, mis on nende autode taha ka kirjutatud see, kus Porschel on, eks ju, põhimõtteliselt sarnase šriftiga on Porsche, seal taga ei ole mitte BYD, vaid ongi Build Your Dreams. Ja väga kihvtid nägid välja. Neil oli samamoodi selliseid sedaane, kupeeliks sedaane, vist BYD Budhan on ta nimi vist äkki. Seest, see põgus, see võib jälle vabalt olla, et on näitusele toodud auto, mis on tehtud kuskil käsitööna, seest on väga ilusad ekraanid, väga ilus nahk, kõik. Et kui need autod oleks nüüd päriselt sellised, nagu nad välja näevad ja sõidakski lubatud sõidukilomeetreid ja ei nagiseks, ei kolliseks, ei haiseks plastiku järgi, ehk et kui need päriselt jõuaks meieni, siis nad võiks isegi läbi lüüa siin, jah? Ja tuleks samamoodi kuidas ju lõpuks müügitabelite tippu Eestis või üldse saigi ikkagi Kia ja Hyundai on sellega, et 5-7 aastat garantiid. Hyundai oli ka 7, nüüd on tagasi 5 peal. 7 aastat garantiid, palun, tulge oma Build Your Dreamsiga, ehitage siia salong, mitte ärge müüge, eks ju, kuskilt kellegi kuskil taganurgas, et mingi üksik hiinlane ja öelge mulle, et 7 aastat garantiid. Korea autodel muidugi on ka see, et näiteks Hyundailgi on ju tegelikult see, kuidas öelda, arenduskeskus ja disainistuudiod ja kõik asjad on ju tegelikult toodud Saksamaale. Et laias laastus uus Hyundai ikkagi ju mõeldakse Euroopas välja, valdavalt Euroopa disainerite poolt ja ehitatakse neid ka Euroopas on ju, et seal on lihtsalt see bränd ise on Koreast, eks ole, omanikud on korealased, aga seal on väga suur selline Euroopa tunnetus küljes juba sellest hetkest alates, kui üldse auto paberi peal sündima hakkab. Et võt, kui nüüd hiinlased umbes sama mudelit hakkaks kasutama, võib-olla nad juba kasutavad. Nad kasutavad, tegelikult me sõidame väga palju Hiina autodega. Juba, eks ju. Volvo. Täpselt. Tegelikult kuulub ju Geelile, paljud väga suures osas. Osaliselt vist ehitatakse, meil vist müüakse Rootsis ehitatud Volvosid või Ameerikas. Ühesõnaga, sisuliselt Geeli läks seda teed, et ta mitte ei hakanud nagu oma autosid Euroopas ehitama, vaid ostis lihtsalt Euroopa auto ära. Kuidas siis nendega läheb, et miks nad seal niimoodi Prantsusmaal tohutult väljas on, et ikkagi üritavad ja otsisin statistikat, Forbes kirjutab, et selle aasta esimese poole aastaga, 2022, on Hiina autode müük olnud 75 000 autot, mis aasta lõpuks ilmselt siis on 150 000. 2021 oli alla 80 000.
terve aasta peale? Terve aasta peale. Sisuliselt me oleme praegult nagu juba kahekordses, mis on piisk meres, sellepärast et Euroopas müüakse ühes kuus umbes 780 000 autot, mis teeb siis aasta lõpuks on selline see on kriisiaastad ja niimoodi mingi 20 miljoni auto ligi. Et nendest 150 000 hiinlast, hetkel me ei saa nimetada seda invasiooniks, aga nende autode pealt, mis seal puhtalt visuaalselt vaadates kohal, et ma võin vaadata seda, et mida nad lubavad seal sõiduulatusteks ja see kõik ei loe, kuniks nad ei ole reaalselt turul, reaalselt VLTP sertifitseeritud ja siis ka meie karmide testi kätte vahelt läbi käinud. Et, aga see oli huvitav. Ja jõudes ringiga tagasi selle Rootsast Akinzini, siis praegult me rääkisime siin sellistest suurtest, mis olid nagu sellist päris autode mõõtu, aga sellised pisikesi linnaautosid, mida ma kõik ei viitsinud ülessegi pildistada või meelde jätta, neid oli seal vähemalt sama palju. Kõik, pooled näevad välja nagu Smartid, ehk siis isegi mitte niivõrd, et nad ei kopeeri Smarti, aga see formaat, kus sul sisust ongi 2 istet ja taha saad panna portfelli. Nüüd hästi lühike, tõeliselt mini. Et neid oli seal hästi palju. Ja siis huvitavatest asjadest veel oli Prantsuse sellised butiiktootjad. See on selles mõttes kihvt, et sellised asjad veel alles on, eks ole, et kui ma vaatan neid sinu tehtud fotosid, siis selline 50-ndate, 60-ndate stiilis Roadster, eks ole, tänapäeval veel toodetakse sellist ja tal on, nagu sa ütlesid, 12-silindriline mootor vahel, V12. Võib-olla see ongi ainu eksemplar, et samamoodi nagu eestlaste nobe ja mingid asjad käivad ju aastaid juba näitustel ja me ei näe kuskil mingit tootmist, aga kihvt, et nad on. Ja meieni need kuidagi ei jõua, ei satu neid pressi, ma ei eelda, et nüüd iga Prantsuse butiiktootja peaks mulle saatma pressiteate, aga ma ei näe neid ka nagu väga sellises suures Euroopa meedias oma mingite lahendustega. Ühesõnaga, ma olen autoajakirjanikuga, mind on lennutatud kohta, ütleme üritusele, kus näidatakse ühte uut mudelit, tavamudelit, ja ma ei saa sellega isegi sõita, vaid see on lihtsalt nagu avalikustamine. See on see, et kõik on kohal, siis tõmbame katte maha ja siis me saame kõik esimest korda seda nagu näppida ja nupp proovida. Ja seda ainult ühte autot. Nii et selles mõttes, kui ma sain praegu käia Pariisi autonäitusel, isegi kui ta on halevari sellest, mis ta oli hiilgeaegadel, oli seal ikkagi põhimõtteliselt terve päev ja oleks ma väga põhjalik, kui ma oleks tahtnud iga hiinlasega ka juttu ajada ja intervjuud teha, ma oleks seal ka teise päeva võinud veeta. Et ma nägin ikkagi just seda, mida me Eestis ei näe. Täpselt, aga me jõuamegi selleni, et oma silm on kuningas ja oma käega ja teiste kompimismeeltega katsumine annab sulle õige mulje, et me võiks ju samamoodi kirjutada uute autode ülevaateid veebi põhjal, on ju. Võtad tehnilised näitajad kõrvale ja võt, see on parem ja see on halvem, aga see, kui sa päriselt neid katsuda saad, okei, autonäitusel sa ei sõida, aga ikkagi, kui sa päriselt nendega sõita saad, kui sa päriselt selle auto tunde kätte saad, võt siis sa alles oskad midagi arvata sellest autost. Ja eks see autonäitustel ole samamoodi, et sul juba nii-öelda terad eralduvad sõkaldest paljalt selle peale, kui sa nagu näed seda autot, istud selle auto istmel ja sa juba saad aru. Me räägime siin hiinlastest, sa juba kirjeldad, et kas sellel autol on potentsiaali üldse või ei ole. Pildi peal on nad kõik ilusad. Just, ja seal oligi, need hiinlast jagunesidki põhiliselt 2, et ühed olid sellised hästi askeetlikud mingid pisiautod ja teised siis on vähemalt Prantsusmaal olid toodud ikkagi suured, läikivad, edevad, suurte ekraanide ja kõigega. Nüüd loodame, et siis autonäitused mitte ei kao, vaid jäävad alles ja kasvavad jälle suureks ja siin mõned, mis on öelnud, et lõpetavad oma tegevuse ära, tulevad ikkagi tagasi. Ma ei tea, mul tekkis eraldi küsimus, et räägitakse, et autonäitused ei tule omadega otsaga kokku ja mul teiste äri on alati hea ajada, kui keeruline see olla saab, aga mõtlen, et teisel päeval me ei käinud näitusel, esimene päev oli pressipäev, siis kui me käisime, ja teine oli juba publikule ka. Me teisel päeval näitusel ei läinud, aga meie nii-öelda transfer lennujaama oli kokku lepitud sealt näitusala juurest võetakse peale. Ja arvestades seda, et oli tööpäev, ka väga palju inimesi oli ühesõnaga seal sinna minemas, sealt tulemas, nagu elu käis.
autofirmade poolt ma olen kuulnud aastaid, kus ei, siin ka samas Eestis ei me see aasta seal Tartus ei osale, et see on ikkagi nii kallis või et meil pole mõtet või et meil miks ei ole Tallinnas Motorexi peale seda, kui ta, eks ju, uksed kinni pani käima saadud, siis et autofirmadel, et see on nii kallis osaleda kuidagi. Et ühesõnaga, kui publik maksab pileti, autofirmad maksavad selle osaluse, kuidas see autonäitus siis välja tulla ei saa, kas siis ruumirentijad on nagu ogaraks läinud peast või et mulle tundus selle küll, et sära ja klämmi ja kõike oli palju ja inimesed käisid tikuvõilevad näpus ja meeleolu oli ülev. Et võiks ju ellu jääda küll. Võt, ma ei teagi, et oleme siin lobisenud küll, et kellel on võimalik, kes seda saadet praegult Pariisis kuulab, see pilet, tavapilet teisel päeval oli vist 16 €. Ei ole seda kullu? Absoluutselt, et mingi imetlege Prantsuse ja Hiina, selles mõttes seal oli ka mingi suur väljapanek ilmselt selleks, et veel rohkem inimest saada. Oli kogutud ilmselt siis Pariisi pealt mingi hunnik Ferrarisid. Seal oli Ferrari Monza SP2, see on see 2-kohaline erimudel, Ferrari, natuke vanemaid, seal olid mingid tuuningu ja sellised firmad ka kohal täiesti. Või siis täiesti elusuuruses Lamborghini Siani Lego. Legos tehtud Lamborghini Sian. Et ütlen, et 16 € eest on seal üks 4-5 tundi askeldamist küll ja ma arvan, et see raha ei ole kindlasti läinud raisku. Kuule, aga aitäh, et mulle siin appi tulid jälle. Puhas rõõm. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.